Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Asjast räägime Tre raadios, Ring FMis, Ruut FMis ja Kuressaare pereraadios iga nädalal kell 11 hommikul pühapäeviti. Ja stuudios on jälle kaks vanast tammi, Mart Helme ja mina Martin Helme. Ja meil täna väga tihe saade enda arvates tulemas. Me räägime loomulikult sellest, et Eestis muudeti põhiseadust nii nagu EKRE on kogu aeg tahtnud ja see on meie jaoks, nii Eesti jaoks kui ka erakonna jaoks suur võit. Me räägime sellest, et parlamendis toimusid juhatuse valimised ja meie mees Arvo Aller sai uuesti Riigikogu juhatusse. See oli pilotaaž, mis nõudis tegemist ja selle käigus oli meeldiv ühendatud kasulikuga, sotsid said vastu pead. Ja kolmandaks räägime nüüd siis sellest, kuidas kolm suurt Euroopa impeeriumit, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Eesti lähevad siis oma vägedega Ukrainasse. Aga alustame siis otsast põhiseadus muutmine. Eestis on põhiseadust muudetud taasiseseisvunud ajal 6 korda. No, ühe korra muudeti siis, kui me astusime Euroopa Liitu. Ühe korra, kui ma nüüd õigesti mäletan, tehti muudatus, kus lisati eesti keel preambulisse. 2 korral on muudetud siis põhiseaduslikke institutsioone ehk Kaitseväe juhataja rolli muudetud, seal võetud ta põhiseadusest välja. Siis viimane, eelmine muudatus ühesõnaga siis oli see, kus anti 16-aastastele noortele hääleõigus kohalikel valimistel. Ja nüüd siis 6 kord on siis see, kus hääleõigus piirati ehk siis kohalikel valimistel võeti ära kõigilt neilt, kes ei ole kas Eesti kodanikud või Euroopa Liidu kodanikud. Siin on nüansse. Esimene nüanss on see, et algselt taheti ju, et ka kõik NATO liikmesriikide kodanikud saaksid valida. No, ameeriklased ja kanadalased ja kes meil siin mõned on veel türklased loomulikult. Siis selle me võitlesime sealt välja. Ja teine muidugi nüanss on siis see, et eelkõige sotside nõudmisel. Aga ega selleks olid põhimõtteliselt valmis, sellega olid nõus kaasa minema ka reformierakondlased ja tegelikult ka Isamaa oli siis see, et Vene kodanikelt võtame hääleõigused ära ja Valgevene kodanikelt, aga mitte kodanikele ehk hallipassimeestele siis anname selle hääleõiguse põhiseaduses selgelt siis ikkagi ära. Ja hakati ju meid kohe ähvardama sellega, et kui te sellega nõus ei ole, siis me hakkame sellega, et me anname põhimõtteliselt Eestis olevatele mittekodanikele, kes on põhimõtteliselt ju ikkagi venekeelsed, eks. Et kui te sellega nõus ei ole, siis me hakkame teid Kremli käsilasteks sõimama. No me seda mängu lihtsalt ei olnud nõus mängima, jäime väga kindlaks, jäime väga sirgeks ja tänu meie pressingule
kõigepealt oli sunnitud Isamaa ütlema, et ei, hallipassi asjad ei tule kõne allagi. Aknaalused samamoodi, ütleme siis, kui me räägime meie endistest näiteks liikmetest. Ja siis juba ei klappinud enam Reformierakonnal matemaatika ja Reformierakond pani surve selle asemelt meid survestada, pani surve sotsidele ja sotsidel mingit maailmavaadet ei ole, nemad murdusid. Murdusid jah, aga murdusid ka niimoodi, et vandusid veel päev enne seda, kui nad murdusid, et ei, nemad ikka jäävad kindlaks oma sellele algsele seisukohale, et hallipassilised peavad saama oma valimisega jätkata. Aga siis praktiliselt ju viimasel minutil, viimasel päeval siis tuli see, et juhatus otsustas eelmisel õhtul, juhatus otsustas siis ikkagi toetada seda niinimetatud loojangu klausliga põhiseaduse muutmist, mis see loojangu klausel on, seletame ka inimestele, ega me ei saa eeldada, et kõik inimesed istuvad päevad läbi ja murravad pead selle üle, missugused nüansid on mingisuguses seaduseelnõus, mis parajasti Riigikogus menetluses on. Loojangu klausel tähendab seda, et võetakse ära ka niinimetatud hallipassilistelt valimisõigus, aga mitte nendel eelseisvatel kohalikel valimistel, mis on 19. oktoobril käesoleval aastal, vaid järgmisel korral, ehk siis natukene rohkem kui 4 aasta pärast nemad enam valida ei saa. Ja see kirjutatakse põhiseadusse, mis on muidugi omamoodi absurdne, et niisugune asi põhiseadusse kirjutatakse selliste tähtaegadega, aga me saavutasime ikkagi oma tahtmise, et kõik tegelikult, kõik lähevad välja valijaskonnast. Ja sellel saab muidugi olema päris tõsine järelm ka valimistulemustele. Siin ei ole ju absoluutselt mitte mingit põhjust arvata, et seda ei ole. Ikkagi 10 000 inimesed, kes toetasid valdavalt Keskerakonda, nüüd on toodud siis välja ka see, kuidas Hannes Rumm kirjutas Maalehest, kuidas EKRE ja koos, meid pandi siis paduputinistidega ühte punti, EKRE ja koos olid siis need, kes, ma ei mäleta, mis see lause konstruktsioon tal oli. Aga jaa, koosi valisid ka need Vene kodanikud ja hallipassilised. Aga muidugi, kui me vaatame nüüd neid küsitlusi, ükskõik kui manipuleeritud nad on, mingit tõde nad ikkagi väljendavad, siis on ju selge, et Keskerakonnast on praeguseks saanud täielik Vene partei. Täielik Vene partei, kogu nende toetus põhineb sellel, et nüüd just nimelt nende samade eelnõudega, teisest tuleb meil ka jutu, see puudutab siis Vene õigeusu kirikut, on konsolideerunud Vene valijaskond Keskerakonna taha, kes on väga selgelt võtnud oma valijaskonda esindava hoiaku ja Keskerakond oli ka ainus, kes selle eelnõu puhul täiesti ühemõtteliselt vastu hääletas, tegi ka tagasilükkamise ettepaneku, katkestamise ettepaneku ja juba nendel valimistel kaotavad nad 10 000 hääli, mis loomulikult seab kahtluse alla ka nende lootused saada tagasi Tallinna linnavalitsemine, ainuvalitse vist ei saa nad niikuinii, aga missugused kombinatsioonid seal siis tulevad, teiselt poolt annab see suurema võimaluse ju ka süvariigile mängida siin. Nii et meie pressing oli väga selge ja ma tean, et sul oli Kristen Michaliga üks eraldi või isegi 2 eraldi kokkusaamist, seda võid täpsustada, kus ta ju irvitades teatas, et me paneme kogu kahurväe käima selleks, et teid putinistideks teha ja öelda, kuidas teie toetate Vene kodanikke ja hallipassiliste valimisõiguse jätkumist. Ja ega siin muud võimalust ei olnud, kui tuli lihtsalt öelda, aga meid ei huvita, me paneme kogu oma masinavärgi käima, et tõestada seda, kuidas tegelikult olete teie putinistid, kuidas te tassite siia karjade kaupa slaavlasi, nüüd kavatsevad hakata ju tassima veel ka tööjõu nime all, oskustööjõu nime all tegelikult odav tööjõudu Kesk-Aasiast. Nad on välja öelnud, kus nad kavatsevad selle tuua. Kesk-Aasiast, need samad Kesk-Aasia moslemid, kes lõikavad kõrisid, vägistavad ja panevad pomme läänemaailmas, need samad Kesk-Aasia moslemid, kes peavad massikaklusi Venemaal, kes palvetunni saabudes nii mõneski Vene piirkonnas ummistavad sõna otseses mõttes liikluse, heites tänavale pikkade rivide ja karjade kaupa. Neid siis hakatakse meile vedama. Ja me saime ju natukene maiku ka sellest kõigest.
kui meil uued uudised said ähvarduskirju ja kohtuähvardusi türklastelt, Eestis elavatelt türklastelt. Miks üldse Eestis on türklasi nii palju? Selle puhul, et me tegime uutes uudistes väikese uudisnupu sellest, kuidas Türgi sisepoliitika ja Türgi konfliktid on jõudnud sisserändega seoses ka Eestisse. Ma ei saa aru, mida on siin kohtuga ähvardada. Ma ei saa aru, missuguse kriminaalse teoga on tegemist, kui öeldakse, et mingi teise riigi sisekonfliktid on immigratsiooniga seoses tulnud Eestisse. Aga olgu see kuulajatele teadmiseks, et juba nii väike kogukond, nagu need türklased meil praegu on, arvab, et tal on õigus kamandada eestlasi, kamandada meie meediat ja öelda, mida me tohime rääkida, mida me ei tohi ja mida me tohime heaks kiita ja mida ei tohi. Ja kohe hakkavad kinžalli täristama, kui sa ei ole valmis. Ja kõige sellega seoses oligi meie seisukoht ikkagi täiesti ühemõttel. Meid ei huvita teie järjekordsed totrad süvariigi infooperatsioonid putinismi teemadel. Meie nõuame, et valimisõigus peab jääma ainult Eesti kodanikele ja oleme nõus, kui siis tuldi pärast seda välja selle nii-öelda kompromissi näol loojangu klausliga, ehk siis 4 aasta pärast ei saa ka hallivassilised hästi, et kui me korraga seda ei saa, aga eesmärgi me põhimõtteliselt saavutame, teeme nii. Jaa, no see üleminekuperiood nendele hallipassi omadele, ma isegi pean seda sisuliselt mõistlikuks, et kui me räägime sellest, et teiste riikide kodanikud, kolmandate riikide kodanikud on see ametlik termin, sellepärast et Euroopa Liidu kodanikud on need teised riigid. Ja nendel on Eestis valimisõigus lähtuvalt Euroopa Liidu aluslepingust, mille me hääletasime siis kooskõlla põhiseadusega, neile anti Euroopa Liidu referendumil see hääletusõigus põhimõtteliselt. Ja see oli ka põhiseaduse muutmine, nii et see seal on ja sellega midagi peale hakata ei saa. Aga saab, kui me astume Euroopa Liidust välja. Aga nüüd, kui me räägime nendest kolmandatest riikidest, siis nendel inimestel, ükskõik kas see on kanadalane või šveitslane või austraallane või ameerikalane või venelane või valgevenelane, siis nendel kolmandate riikide inimestel on kõikidel valimisõigus oma kodumaal. Nemad saavad minna ja oma poliitilist, ennast poliitiliselt teostada ja väljendada. Aga nüüd mittekodanikel, nendel pole üheski riigis seda valimisõigust peale Eesti. Ja anname neile siis selle selge tähtaja 5 aastat või natuke vähem kui 5 aastat selle aja jooksul. Võtke kas see Vene kodakondsus või ma ei tea, mis iganes riigi kodakondsus teil tegelikult on võimalik võtta, kus te pärit olete. Või tehke ära see, mis on teinud ära umbes 150 000 Eestis olnud venelast, tehke ära naturalisatsioon, tehke ära keeleeksam, tehke ära kodakondsuseksam, selle 4 või 5 aasta jooksul te saate Eesti kodakondsuse. Kui te olete siin nii kaua elanud, et teil on juba hallid passid, siis te selle peaksite kõik saama korda ajada 2 aasta jooksul kindlasti. Nii et ise küsimus on see, kas me tegelikult tahame neid 10 000 mittekodanikke Eesti päris kodanikeks, aga vähemalt antakse neile võimalus, et neil tekib ka poliitilise esindatuse ja poliitilise eneseväljenduse võimalus valimistel, järgmisteks valimisteks. Ja kuna seda nii kiire aja jooksul, nagu siin 5 aasta jooksul ei ole võimalik teha, siis jätame neile seekord veel valimisõiguse. Aga mis puudutab seda sinu juttu, et Keskerakond kaotab hääli sügisel, mina selles küll kindel ei ole. 2 põhjusel. Esimene on see, et tõepoolest need hallipassi omad ju jäävad veel valijateks seekord. Ja kuigi nad on küllaltki loiu aktiivsusega valijad, nad siiski, ma arvan, seekord on aktiivsemad kui tavaliselt. Neid valijaid on siin suurusjärgus 70 000 valimisõiguslikku, valimas käis 25 või 30 000 neid umbes. Ja nad on ju kontsentreeritud. Põhimõtteliselt on nad kontsentreeritud Tallinnasse ja Ida-Virumaale. Narva ja Kohtla-Järve, Sillamäe, väiksem linn juba. Ja seal nad on edasi valijad ja annavad mitte kellelegi teisele, on ainult üks erakond, kellele nad oma hääli annavad, see on Keskerakond. Ja need Vene kodanikud, need on ka kontsentreeritud, need olid ju ainult, need on eelkõige ka jälle Narvas rohkem kui isegi kui Tallinnas. Neid käis eelmine kord valimas umbes 30 000. Ja need on loomulikult küll Keskerakonna hääled, mis kaovad. Nii et
see on, aga selle kompenseerib ära need nii-öelda venekeelsed, kellel on hääleõigus Eestis, sest neid on ikkagi rohkem juba. Ja ma arvan, et kui nüüd Keskerakond oma kaardid nii-öelda õigesti mängib, siis nad tegelikult selle valimisaktiivsuse tõusuga kompenseerivad nende häälte ära kadumise. Jaa, aga mina näen siin muidugi mingisugused märgid on sellest, eks me hoiame ka kõrva vastu maad, kuidas see meie lahku löönute ja välja visatute seltskond nimega Eesti rahvuslased ja konservatiivid ehk ERK. Nende teatud liidrid ja nende teatud ka kohapealsed tegelased peavad praegu Keskerakonnaga aktiivselt läbirääkimisi, kuna ERK ähvardab ikka pidevalt alla 500 liikme kukkumine, nad küll aeg-ajalt saavad kuskilt mingisuguseid ätikesi-mutikesi juurde, aga enam-vähem seal natukene üle 500 liikme nad balansseerivad, 510, 515, 520, kuskil niimoodi. Siis on praegu konsultatsioonid ikka sel teemal, et seda ajab muidugi Jaak Madisson, et ERK ühineks Keskerakonnaga. Et siis saab Keskerakond juurde ka Eesti liikmeskonda ja Eesti valijaskonda ja tekib nagu paradigma nihe. Esiteks ma ütlen muidugi, et see on läbiukkunud üritus. Ja teiseks muidugi ma näen siin ka väga selgelt seda, et see on Jaak Madissoni isiklik projekt suurel määral, et saada endale erakonna kongressile valijaid, kes siis temast võib-olla esialgu veel mitte esimeest, aga vähemalt aseesimehe teevad, et ta saaks siis lõpuks ometi ka oma erakonna. Aga muidugi neid kohalike valimisi see kõik veel ei loksuta, aga ma ütlen muidugi nii, ma jälgin seda, mis toimub Venemaal ja Venemaal tegelikult toimuvad pidevad kampaaniad endise Nõukogude Liidu alale jäänud endiste Nõukogude Liidu kodanike ja nende järglaste Vene kodakondsusse toomise nimel. Venemaa demograafiline olukord on kehva, väga kehva. Kuigi nemad on seal kopeerivad küllaltki usinalt Orbanit ja Ungari eeskujusid seal igasuguste peretoetustega, sünnitoetustega, regionaalsete peretoetustega, siis tulemused on tagasihoidlikud. Ja praegu on nad käivitanud jälle järjekordse kampaania, et kõik, kes tahavad väga lihtsas korras, saavad esiteks Vene kodakondsuse ja teiseks õiguse Venemaale elama asuda. Eelduseks on muide vene keele oskus. Vene keele oskus, see tähendab, et nad tahavad tagasi venelasi, kuna neil on Kesk-Aasiast nii suur sisseränne. Ja ma toon teile näiteks Kesk-Aasia rahvastikudünaamika kohta selle, et kui Nõukogude Liit lagunes, siis Usbekistani elanikkond oli kuskil 23-4 miljonit. Praegu Usbekistani elanikkond on 10 miljoni võrra suurem. See on siis 30 aastaga on Usbekistani elanikkond kasvanud 10 miljonit. Meie eestlased 33 aastaga oleme kahanenud, aga Usbekid on 10 miljonit kasvanud. Et kui siin mulle tuleb keegi jälle emantsipeerunud naine rääkima, kuidas laste sünnitamisel ei ole mõtet ja lapsi ei saa sundida sündima ja nii edasi. Majanduslikud tingimused ja stabiilsus peavad olema, ma tahaks näada, mis majanduslikud tingimused ja stabiilsus siis nii väga seal Usbekistanis rohkem on. Aga näe, lapsed sünnivad. Ja see on Venemaale väga tõsine demograafiline väljakutse, et Kesk-Aasia lihtsalt ujutab nad üle. Eriti teatud tööstuskeskused ja seetõttu tahetakse venelasi tagasi. Ja see peaks olema meie jaoks kuldne võimalus. Kui me oma õiget immigratsioonipoliitikat ajaksime, siis meil oleks kuldne võimalus, kui me 90-ndate alguses rääkisime, et ikkagi täiesti sisuliselt ja tõsiselt rääkisime sellest, et meil oleks vaja, ütleme siis, dekoloniseerimist või venelaste repatrieerimist. Ja siis ei tahtnud keegi sinna Venemaale minna ja küll Eestisse ka, suhtuti sellesse Eesti riiki ka kui mingisugusesse ajutisse ja kahtlasesse asja, aga inimesed on inertsed ja alalhoidlikud, et siin on ikkagi mingisugune tutvusvõrgustik, siin on mingi sotsiaalne võrgustik, mingi kodu on sul siin, hakka seda kõike kokku pakkima ja mine kuhugile tundmatusse kohta, kõik see on finantsiliselt väga keeruline. Ja sellest hoolimata ikkagi mingi hulk inimesi Eestist lahkust, et see arvestatav hulk inimesi lahkust. Aga alates nullindates algusest on ju olnud demograafiline trend või immigratsioonitrend Eestisse tagurpidine. Kui 90-ndatel oli niimoodi, et eestlaste osakaal kogu aeg kasvas, sest et venelased lahkusid Venemaale, siis nullindatest alates on olnud siis immigratsioonisaldo kogu aeg positiivne Venemaalt Eestisse, et venelasi tuleb Eestisse rohkem, kui siit sinna lahkub.
Ja samal ajal on, eks ole, Eesti inimeste või eestlaste väljaränne olnud kogu aeg kasvab, eriti siin majanduskriisi ajal, nullindate lõpul, 10ndate alguses. Aga kui me oleksime oma asju õigesti ajanud ja eriti arvestades neid Venemaa enda poliitikaid soodustanud ja utsitanud venelasi siit Venemaale minema, siis oleks meie osakaal rahvastikus praegu vabalt võiks olla 75% või kõrgem. Aga ei, me liigume täpselt vastupidises suunas ja keerame veel vinti peale. Et ma selle põhiseaduse muudatuse teema lihtsalt kokkuvõtteks ütlen veel kord, et tõepoolest mul oli reformierakondlastega ja ka Michali endaga ikkagi mitmeid kohtumisi, kus me neid asju arutasime ja nende algne plaan tõesti oli täpselt see, et sundida meid hääletama selle mittekodanike põhiseadusesse hääleõiguse andmise poolt selle jutuga, et kui te seda ei toeta, siis te olete Kremli käsilased. See oli nende plaan. Ja me ütlesime, et see lihtsalt ei lähe läbi, et Kremli käsilased on need, kes tahavad mittekodanikele anda Eestis põhiseaduse tasemel hääleõigust. Et kui te seda mängu tahate mängida, aga veelgi enam, see on pikaaegse probleemi tekitamine meile valimisõigusega hoopis uue nurga alt, et me ju näeme, kuidas läänes need moslemid ja neegrid, kes tulevad kuskilt maailma otstest, mitte ainult, see võib ka kuskilt Aasiast, eks ole, need viskavad oma passi merre ja ütlevad, mul ei ole kodakondsust. Ja Eesti riigis on seadused, mis annavad neile halli passi, me anname juba praegu sadu halle passe, nii-öelda kuskilt maailma äärealadelt, mitte siin Nõukogude Liidu ajast jäänud inimestele, vaid just ikka mingisugustele nii-öelda süürlastele või tont teab mis eritrealastele. Ja neid tuleb järjest juurde kogu aeg. Ja nendel on siis hääleõigus ka Eestis, et seda ei saa lubada lihtsalt. Ja tänu sellele, et me nii kanged olime ja ei lasknud ennast niimoodi sellel teemal manipuleerida, santažeerida, surusime teised ära, mitte meid ei surutud ära ja selle üle, ma olen väga-väga rahul, ma olen sellega. See on lahendus, mille me saime, oli see, mida meie tahtsime. Ja me saame tegelikult jätkuna veel selle lahenduse selle näol, et ega siis suur osa nendest hallipassilistest läheb lihtsama vastupanu teed. Nad ei hakka eesti keelt õppima, nad ei hakka Eesti kodakondsust taotlema. Nad võtavad selle, mida Venemaa tegelikult neile kandikul pakub, Vene kodakondsust. Ja siis on, kui me tahame, kui on riiklikult selline poliitika, kõik inimesed, kellel on mõne teise riigi kodakondsus, on võimalik sinna riiki välja saata ühel hetkel, kui vaja on. Ma ei räägi, et keegi siin ei hakkaks arvama, et me räägime siin 70 000 inimese Eestist välja saatmisest või ma ei tea, mis 10 000, aga ma räägin sellest, et nii kui on probleemne inimene, kes tegeleb siin mingisuguse Eesti-vaenuliku asjaga, on võimalik talle osta ühe otsa pilet, kui tal on riik, mille kodanik ta on, see riik peab ta vastu võtma. Ja nagu ma olen siin juba täna öelnud, Venemaa teeb selle väga lihtsaks. Vene kodakondsuse saamine on neil ülimalt lihtne. See ei ole mingisugune asi. Interneti teel võivad ära täita oma mingisugused formularid ja saavad oma selle. Kusjuures Venemaa tegelikult ootab neid ka tagasi. Ja kuna Reformierakonna juhtimisel Eestis elu läheb nii halvaks, järjest halvemaks, siis üha rohkem tekib neid venelasi, kes ütlevad, aga miks me siin hädaorus oleme? Lähme Venemaale. Putini juures on parem. Venelase seisukohast on see ju loogiline lahendus. Ei majanduslikult võib tal olla see ka juba järjest ahvatlevam, et kuigi Vene majandus pidi kohe põlvili kukkuma. Ei Putin pidi kohe ära sureb. Ja Putin kohe sureb. 3 aastat sureb, visalt sureb. Aga fakt on see, et Venemaa majanduskasv viimastel aastatel on olnud parem kui Eestis ja inflatsioon on olnud väiksem kui Eestis, nii et aga teeme ma tahan lõpetuseks öelda veel ühe hirmuäratava numbri, inimesed ei taju seda. Et lugege, see oli vist kolmapäevases Postimehes artikkel, kus oli sellest sisserände nii-öelda oskustööjõu Eestisse toomise teemaline pikk artikkel, mis pärines telesaatest Täistund. Seal esines ka Kapo endine peadirektori asetäitja Martin Arpo ja oli teinud, ma ei mäleta, kes täpselt oli teinud ka arvutused, olid Siseministeeriumi arvutused, kui palju mingisuguse perioodi jooksul saabuks siis meile seda niinimetatud oskustööjõudu. Ja oli variant A, mis oli kuskil 40 000 inimest ja oli variant B, mida peeti tegelikult tõenäoliseks, sest et kaasa tuleksid ka perekonnad ja see saabujate ring tegelikult paratamatult laieneks ja see oli 150 000 inimest. Nii et teadke siis, Erki Keldo,
Kristen Michal, Jürgen Ligi ja kogu see Igor Taro ja Kristina Kallas, Eesti vihkajad. Kogu see praegune kamarilja, kes 17% rahva toetusega võtab vastu otsuse, kas me läheme sõtta või ei lähe sõtta, kas me tassime siia veel tiblasid või ei tassi. See seltskond kavatseb meid üle ujutada järgmise 150 000-ga. Vähe sellest, et Ukrainast tuli 150 000. Nüüd tahetakse järgmist 150 000 tuua, seda korda Kesk-Aasiast. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast räägivad Mart Helme ja Martin Helme. Räägime ühest teisest heast uudisest ka, mis selle nädalal Riigikogus tuli. Riigikogus olid juhatuse valimised, need on kord aastas, ütleme siis tavapärases tsüklis on nad alati märtsikuu lõpul, sest nad on, valitakse aastaks otsaks. Ja alati kui Riigikogu valimised on, eks ole, märtsis, siis see esimene Riigikogu juhatuse valimine on märtsis ja kui on ka vahepeal erakorralised, siis ikka toimub märtsis jälle või märtsi lõpus. Nüüd Arvo Aller sai Riigikogu juhatusse pärast seda, kui Jüri Ratas läks ära Europarlamenti eurovalimiste järel, et algselt ju kohe Riigikogu valimiste järel oleks pidanud tegelikult meie saama selle koha. Aga siis rikuti kõiki Riigikogu häid tavasid ja reegleid ja muid asju, sest Jüri Ratas pidi saama endale kõrge koha. Ma tahtsin öelda vahepeal, et ma just lugesin uudist, et Jüri Ratasest on nüüd saanud tantsuda, et tema on hakanud rahvatantsu tantsima ja tahab laulupeole või tantsupeole minna või kus iganes. Et et populist missugune. Ja eurosaadikul ei ole järelikult palju tööd. Nii, aga Arvo saime valitud. Siin tuleb ka öelda, et ju Jürile anti hääli ka koalitsioonist. Ega see ei olnud niisama, et Jürile anti hääli ka koalitsioonist omal ajal, kuna koalitsiooni häälte ülekaal Riigikogus sel ajal, kui olid seal veel sotsid valitsuses ja kuna sinna jooksis ju üle ka terve hulk ülejooksikuid erinevatest opositsiooniparteidest, tuletame meelde, et meie liige, et EKRE häältega, konservatiivsete rahvuslaste häältega Riigikogusse valitud Alar Laneman jooksis ju Reformierakondas juhti. Tuletame meelde, et keskerakondlane Jufereva, kes nende samade hallipassi ja muude kodanike toetust on alati nautinud valimistel, vähemalt kohalikel valimistel jooksis Reformierakonda. Et siis jooksis terve hulk inimesi ju sotsidesse üle, Jaak Aab, Tanel Kiik, keskerakondlased, Hanimägi. Nemad jooksid, see kõik täiendas koalitsiooni jõuõlga või ridu seal Riigikogus ja neil oli nii-öelda ülekatet, et anda siis hääli ka opositsiooni valimistesse sekkumiseks. Ja see oli see Jüri Ratase saamine seal. Pluss siis muidugi see, et Isamaa toetas, Isamaa ei mängis oma mängu, eks ole. Nüüd Arvo tänu sellele, et suvel enam ei andnud keegi koalitsioonist ei tulnud hääli, siis ei pandud ka Arvole vastaskandidaati üles, Arvo valiti ära ilusti ja nüüd seekord siis Kiik kandideeris või sotsid justkui kukkunud opositsiooni värskelt, nemad tahavad ka siis saada Riigikogu juhatuses kohta. Ei saanud nad kuskilt hääli, nad said mõned aknaalused hääled, aga põhimõtteliselt opositsioon ikkagi koondus Arvo selja taha, aga Isamaa andis oma toetuse Arvole, mitte küll täies koosseisus, ütleme niimoodi, et me ei arvestanud kohe algusest, et värsked isamaalased Ants Frosch ja Henn Põlluaas Arvot võiks toetada. Aga põhimõtteliselt Isamaa fraktsioonis oli kokku lepitud, et nad hääletavad Arvo poolt ja ka Keskerakond toetas ja Keskerakonna
tunnustuseks ma pean küll seda ütlema, et kui nad midagi on kokku leppinud või lubanud, siis nemad oma lubadustest peavad. Nii et Arvo sai rohkem hääli kui Tanel Kiik. Tanel Kiik sai 19 häält, kui me mõtleme selle peale, et loetakse sotsideks, kuigi fraktsiooni suurus on neil ikka väiksem, aga sotsid arvestavad või arvutavad 14 häälega, kuskilt tuli veel juurde 5 häält. Ja me arvestame, et ju need aknaalused olid seal võib-olla Kunnas ja Eesmaa ja Sarapuu ja Frosch ja Põlluaas ja ühesõnaga, ega kellelgi ei ole otsa ette kirjutatud, kelle poolt ta hääle andis, aga loogiline ta oleks, sest ma ei usu, et koalitsioonist ei saanud tulla ühtegi häält. Koalitsiooni hääled olid Toomas Kivimäe selja taga kõik. Sest koalitsioonil ei ole enam nii palju. Ülekatet enam ei ole, täpselt nii palju, kui neil hääli saalis oli, täpselt nii palju neid hääli tuli. Ja need kõik hääled, mis meie arvestasime, et tulevad Arvule, tulid meile, nii et seal siis see vahepealne hall ala, kust nad juurde oleks võinud saada, ei ole väga suur, kust me sotsid tõmblesid ju väga-väga. Kiik ja Läänemets ja Sikkut ja kes nad seal on, need tõmblesid ikka väga, nad käisid ju rääkimas reformierakondlastele, kas sealt äkki ei tuleks hääli, reformierakondlased ütlesid ära, kuna neil oli vaja ikkagi demonstreerida, et värskelt kokku pandud koalitsioon Eesti 200-ga peab ja et sealt kõik hääled tulevad oma kandidaatide taha, nii Hussari taha kui ka Kivimäe taha, et sealt mingisugust sellist vabamehelikku käitumist, distsipliini logistamist ei lubatud. Ja Isamaa muidugi tegi talle omaseid selliseid mitmeti mõistetavaid signaale, saatis välja, et me jätame vabaks ja jätsidki vabaks selles mõttes, et nagu sa ütlesid, et Frosch ja Põlluaas, kes ilmselt teatud küünevihast meie kandidaati ennem hääletavad Tanel Kiik. Enne hääletavad ja kõik vana kuradit. Aga ülejäänud vanad isamaalased andsid oma hääle nii nagu kokkulepe oli meile ja Keskerakonnaga ei olnud üldse mingit probleemi, see oli selge, et nemad oma reetur Kiike ei lähe toetama. Siin tuleb ka üle öelda, et ka keegi poliitikas ei tee midagi sellepärast, et on ilusad silmad või hea süda. Et Isamaale oli kasulik see praegu. Isamaale oli see selgelt kasulik, sest et kui oleks läinud ümber jagamisele Riigikogu aseesimehe koht, siis oleks pidanud lahti võtma ka Riigikogu komisjonide aseesimeeste kohad. Ja Isamaal on komisjonides aseesimeestega kõige parem seis, sest omal ajal pärast valimisi, kui me need asjad kokku leppisime, siis ütleme niimoodi, et meie ja Keskerakond sel hetkel olid enam-vähem sama suured, meid oli siis 17, Keskerakonda 16, eks ju, ja Isamaad oli kõige vähem, neid oli seal 10, aga juba tookord sai Isamaa, me tegime 3 selle asja, eks ole, 3 võrdset osapoolt oli, et ta sai juba tookord ebaproportsionaalselt rohkem, kui ta tegelikult suurus oli ja nüüd meie oleme vahepeal kaotanud oma liikmeid, Keskerakond on vahepeal kaotanud oma liikmeid, Isamaa on seal saanud juurde, näiteks siis meilt üle läinud Frosch sai endale põhiseaduskomisjoni aseesimehe koha ja ta on nüüd ju Isamaas, see on sisuliselt Isamaa koht ja mingid sellised loksumid, Isamaal on kõige parem seis praegu nendega ja kui oleks lahti võetud kogu see kokkulepe, siis nad oleks tingimata paar kohta kaotanud ja Isamaa juures käis Lauri Läänemets küsimas endale toetust aseesimehe kohaks ja Isamaa ütles, et aga teeme parem niimoodi, et teie toetate Urmas Reinsalut aseesimehe kohale ja selles nad kokkuleppele ei saanud, kumbki ei olnud nõus teist toetama ja selle peale Isamaa ütles, et aga mis see meie huvi on loksutada seda kokkulepet, et sellisel juhul me saame Arvoga hakkama ilusti, meil ei ole vaja Läänemetsa toetada, kui me ise ei saa midagi juurde, siis miks me peame selle kokkuleppe avama, nii et see oli väga ratsionaalne käik nende poolt, siin mingisugust suurt armastust kellegi vastu ei olnud, ega ka mitte mingit suurt vihkamist, lihtsalt sotsid tulid liiga palju tahtma. Sotsid kujutavadki nüüd ette, et nemad on opositsiooni juhtjõud ja selles mõttes on piinlik muidugi, kui meie meedia siin ja Mikk Salu siin artiklist artiklisse, kui ta mingit poliitanalüüsi teeb, siis iga kord ei unusta märkimata jätmast seda, kuidas meil on opositsioonis juhtjõud on Isamaa, aga Keskerakonna ja EKRE näol on meil tegemist nišiparteidega. Jätke järele,
jätke järele, seepärast et Keskerakond on ikkagi endiselt väga arvuka liikmeskonnaga riik, esindab Eesti vene vähemust, väga selgelt esindab seda, mis on väga oluline, et see esindus on olemas, et see esindus toimib. See on sisepoliitiliselt ja julgeolekupoliitiliselt, sisepoliitilise julgeoleku aspekti pealt vaadates ikkagi auru väljalaskmise ventiil ja väga vajalik ventiil. Ja ei ole sugugi nišipartei. Meie oleme suuruselt praktiliselt liikmeskonnast teiseks suur, kolmandaks, vabandust, Keskerakond on Reformierakond, seal on mingi paarsada liiget on vahet ainult ja meie kasvame, nemad kahanevad. Ja populaarsuse poolt vaadates me oleme teisel kohal erinevalt sotsidest ja Isamaa on nüüd upitatud meil küll sellise positsiooni peale, et just nagu konkurenti ei ole. Aga see kõik on muutuv, ei ole mõtet käia siin oma süvariigist ette antud propagandamallide järgi, kuidas mingid erakonnad ja sotsid on nüüd siis opositsioonis, nemad on ka nüüd opositsiooni juhtiv jõud, mitte meie, kes me tegelikult seal ora keerame kogu aeg ja initsiatiive võtame üles. Meie nagu ei ole keegi, aga näed, Isamaa ja sotsid on. Et see on, ärge inimesed uskuge seda pläma, see ei vasta tõele. Ma ei tea, kes loeb Mikk Salu analüüse poliitikast. Mikk Salu analüüsid poliitikast on mõtet läbi lugeda ainult selle jaoks, et teada saada, mida sulle tahab spinnida või millist jutupunkte sulle kerib ette, ütleme siis Reformierakond ja tema selja taga seisev süvariik. Et see ainus mõte nende lugude lugemisel on see, et teada saada, millist jura nad praegu siis peavad vajalikuks igapäevaselt välja ajada suust, et ma tõega või sellega, mismoodi päriselt poliitikas on, ei ole selle mitte mingit pistmist, mitte kõige vähemat pistmist, aga ma tahtsin selle sotside asja kohta veel öelda, et sotsid käivad siin ringi mokk vingus, et nüüd rikutakse head tava Riigikogus, ei kallikas, et hea tava hävitati ära teie kätega eelmise 2 aasta jooksul. Mitte ainult hea tava ei hävitatud ära, vaid ka kõik kirjutatud reeglid olete teie puruks peksnud, jalge alla tampinud, peale sülitanud. Ei ole ühtegi head tava, ei ole ühtegi head parlamentaarse poliitika reeglit, mida te ei ole aidanud vägistada, sotsid, viimase 2 aasta jooksul. Kõik olete puruks peksnud selle jaoks, et saada oma homoabielu, selle jaoks, et saada oma automaks, selle jaoks, et saada oma mingisugused muud asjad, mida te seal olete tõesti kõiki reegleid rikkudes läbi surunud. Ja kes on selle kõik seaduslikuks kuulutanud? President, kes kuulutas välja kõik asjad, mis võeti vastu kodukorda rikkudes. Ainsamatki korda ei olnud, kus ta kodukorra rikkumise tõttu oleks jätnud seaduse välja kuulutamata ja mis oleks aidanud meil parlamentaarset demokraatiat tegelikult oluliselt uuesti rajale saada, sest et see oleks selge signaali saatnud Riigikogu võimuparteidele, et niimoodi üle rullida ei tohi, et reeglite järgi tuleb teha. Jah, see võib teil natuke kauem aega võtta, natuke rohkem vaeva võtta, aga reeglite järgi tuleb seaduseid vastu võtta. Ja kui teil on hääled olemas, siis need seadused lõpuks võetakse vastu ikkagi. Aga nemad lasid kõigest üle, nemad lasid tähtaegadest üle, nemad lasid sellest üle, mida üldse saali lastakse. Nemad lasid sellest üle, nii kui nüüd me rääkisime sellest samast Jüri Ratase saamisest Riigikogu aseesimeheks. See oli kõikide heade tavade rikkumine. Seda tehti sotside häältega. Ja teine, kes on sellele kõigele katet andnud, et kõik head tavad on puruks pekstud ja enam ei kehti, on loomulikult Riigikohus olnud, kes ütles selge sõnaga. Võib rikkuda kodukorda, võib rikkuda isegi põhiseadust, kui võimul on see vajalik. Ja meil on see meeles kõik ja ei ole vaja tulla vinguma. Ise tegite. Nüüd nautige selle tehtu tagajärgi. Ma vestlesin siin Tanel Kiigega pärast juhatuse valimisi, kus ta hapu näoga ütles, et pill tuleb pika ilu peale. Tanel, täpselt nii ongi. Juba pillite. Aga pikalt pillite veel, sest et te olete seda ilu ka pikalt teinud siin. Et praegu ongi see käes, mida külvad seda lõikad, kuidas külakoerale. Täpselt need asjad kõik kehtivad praegu sotside puhul. Ja selles mõttes tuleb küll olla rahul, et kui mujal Saksamaal või mujal riikides räägitakse, kuidas populistide või vasakäärmuslaste ümber on tulemüür või kordon sanitaar, ehk siis sanitaarkordon, siis Eestis on suurepärane ikkagi. Eestis on sanitaarkordon sotside ümber.
see ei ole sugugi mitte ainult meie initsiatiiv, vaid siin on tegelikult meie kaks opositsioonipartnerit, Keskerakond ja Isamaa, meiega täiesti ühel nõul. Meil on siin muidugi väga selgelt ka ideoloogiline moment asja juures, seepärast me selgelt ei ole nõus selle dekadentliku ja inimvaenuliku ideoloogiaga, mida esindavad sotsid. No Eesti vihkajalik. Isamaa, kes on meil oportunist, konjunkturist, nende puhul see ideoloogiline, see on, kui nad võtavad aeg-ajalt lihtsalt mõne poosi, aga sisulist vastuolune selles ei ole. Nemad on kõigest nõus kokku leppima alati, kui see neile kasulik on. No me just nautisime seda, et sellist paindlikkust. Ja Keskerakonna puhul on muidugi ikkagi päevakorral ka väga tõsiselt nende kahe sotside ja Keskerakonna vaheline sõda Vene valija pärast. Isamaa ei puutu siin selles mõttes asjasse. Nemad ei ole väga suuri pingutusi Vene valija võitmiseks leidnud, neil lihtsalt juba see ajalooline inerts alates 90-ndate algusest, kui Vene valija siin nad põhimõtteliselt fašistideks ristis. Et saavad aru, et nad võivad nahast välja pugeda, kasusid suurt midagi ei ole. Vastupidi, saavad võib-olla vastu vahtimist propagandistlikult, aga Keskerakond ja sotsid on selles suhtes rivaalid ja kui me vaatame neid kas või praegu sotside ridadest Riigikogust välja kukkunud Odinetsa, kes selle nimel pingutab ninaverist välja Ida-Virumaal ja nende liikmed, kes on ka praegu Riigikogus, seal Jevgrafov, endine Narva linnapea ja mitmed teised, Arhipov, Maardu linnapea. Et need on ja need inimesed, kes tegelikult on need juhtmed neile Vene valijate juurde ja sotsidel selliseid häid juhtmeid ei ole aga tegelikult rebimine käib ja siin nemad on need kõige suuremad konkurentid ja selles mõttes on täiesti elementaarne, et meie ei ole ohtlikud Keskerakonnale selles plaanis. Teile, lugupeetud keskerakondlased, selles plaanis on ohtlik teie uus liige Jaak Madisson. Et ja siin on meil see Keskerakonnaga võimalik alati kokku leppida, ega siin mingit armastust ei ole. No juba undab vasakäärmuslik Eesti meedia, kuidas Ike on jälle üksteist leidnud. Aga mis te siis tahate? Miks me ei või? Et Reformierakonna Ike leidis endale, sai siis ühest konkubiinist sai lahti, viskas selle sotsid üle parda, need teine on tal seal valitsuses edasi, aga Reformierakonna Ike all kannatab kogu Eesti. Meie valitsus toimis oli parimaid valitsusi Eestis, mis on olnud pikka aega, võib-olla parimaid üldse, sellepärast, et ta oli punkt 1 laiapõhjaline, punkt 2 esindas oma valijate huvisid, punkt 3 viis ellu seda poliitikat, mida oli valimistel lubanud ja küll üle kivide ja kändude ja teatud sisemiste vastuoludega, aga ikkagi viis ellu ja elu Eestis läkski paremaks, päriselt läks paremaks ja oli kooslus, mis toimis, et meil siin on loomulikult leiame krõbedaid sõnu ja võivad täitsa südamest tulla nii Keskerakonna kui Isamaa kohta, aga meil on koostöökogemus olemas, me teame, kus on meie need kõige suuremad kokkupõrkamiskohad, me teame, kus me saame asju lihtsamini kokku leppida ja meie olemegi ju alternatiiv tegelikult sellele tänasele Reformierakonna Ikkele ja sotsid sellesse pilti lihtsalt ei mahu ja ei hakka kunagi mahtuma. Nii et see on matemaatika ja poliitiliste realiteetide küsimus ja see on väga hea, et niimoodi toimib see koostöö. Ajalugu näitab ju ka väga lihtsalt seda, et sotsid ongi olnud Reformierakonna puudlid. Ja nad ongi olnud valitsusest valitsusse Reformierakonna puudlid. Ja praegu nüüd tehti neile 1-0, nagu neile mõnikord varemgi on tehtud, vinguvad, neelavad selle mürgiklombi alla, seedivad natukene aega, aga järgmine kord lähevad jälle valged jõud. Ja ei, minul ka neist kohe kuskilt otsast kahju ei ole, ma ütleksin selles mõttes, et kõige sellest, mis nad meile teinud on, vähe on veel saanud, peavad veel... Ei, see on algus. Ma mõtlesin ka, et kui ma Tanelit või kedagi neist seal näen ja mingus näoga midagi ütlema hakkavad, siis ma ütlen, kannatust sõbrad, see on alles algus. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Läheme saatega edasi, saate nimi on Räägime asjast ja asjast räägivad Martin Helme ja Mart Helme ja võtame siis impeerium nimega Eesti. Ma ei tea, varsti juba galaktiline impeerium. No tegelikult ju oli see Ukraina, kuidas see vabatahtlike koalitsioon või kuidas teda nüüd nimetatakse, tahtekoalitsioon või mis need siuksed jälle süvariiklikud spin-doktorite poolt välja mõeldud laetud väljendid on, mis peaksid meid kõiki innustama. Taust on muidugi keeruline, eks ole, see nii-öelda vaherahu, mida ameeriklased sunnivad peale venelastele ja ukrainlastele. No kumbki pool ei taha kuidagi vedu võtta. Eelkõige ei taha vedu võtta ukrainlased. See on ju minu meelest eriti selge, et kui siin Kaja Kallas jälle plärtsub, et vaherahu seisab ainult Putini taga, et tal on ainult vaja viia väed Ukrainast välja. Siis see minu meelest näitab, millises absoluutses reaalsuses tiirdumises elatakse. Ja venelased ei taha rahu teha sellepärast, et neil läheb sõjas väga hästi. Ma ei tea, kas väga hästi, aga nad liiguvad edasi, süstemaatiliselt liiguvad edasi. Iga päev, kui nad edasi liiguvad, saavad nad läbirääkimistel nõuda veel rohkem. Nende positsioon nii-öelda läbirääkimistel paraneb kogu aeg. Ja ütleme vähemalt Ukraina kontekstis neil ei ole mingiteks järeleandmisteks ju mitte mingeid põhjuseid. Järeleandmisteks võib sundida neid Trumpi muu, laiem, suurem poliitika. Ja see puudutab juba seda sama Kesk-Aasiat, millest me siin saate esimeses pooles rääkisime, või see puudutab siin Antarktikat või suhteid Hiinaga või mingeid muid asju, majanduslikke asju. Aga Ukraina kontekstis ei ole neil mingit põhjust järgi anda. No see on see taust, eks ole, et rahu ei edene kuidagi. Ja nüüd siis eurooplased tahavad ka kangesti seal rahu sobitamise juures olla, nüüd nad enam rahu vastu ei ole, nüüd nad tahavad rahu sobitamise juures olla, aga neil ei ole midagi pakkuda selle rahu vahel. Nemad pakuvad rahuvalvet. Meie hakkame siis rahuvalvet teostama. Ega tegelikult neil ei ole. See on ju see, mis käis ära, ütleme kuukene tagasi või natukene vähem võib-olla, kui ka Trumpi need esimesed rahupakkumised olid ja siis eurooplased kõik teatasid, et me läheme sinna ja siis võttis nädala või 2 aega ja nad tegid oma väikese arvutuse ära ja said kokku sellise numbri, et kamba peale kokku mõnikümmend tuhat on võimalik siis kogu Euroopast ja see eelkõige koosneb siis prantslastest, sakslastest. Ja nüüd tänaseks päevaks on sellest kambast selgelt välja astunud ülejäänud suuremad Euroopa riigid. Sakslased välistavad kategooriliselt, itaallased välistavad kategooriliselt, hispaanlased välistavad kategooriliselt. Ja siis alles tulevad need nii-öelda tavalised kahtlusalused, ungarlased välistavad kategooriliselt, tšehhid, slovakid, Poolakad ütlevad, et mingit vägede viimist olla ei saa. Soomlased, rootslased, meie värsked NATO-liitlased ütlevad, et mingit vägede viimist nendel poolt ärge oodake Ukrainasse. Ja see ongi ju Prantsuse, Briti üritus. Ja nüüd tuleb veel üks suur Euroopa riik, võimas sõjaline jõud. Eesti ka liitub sellega. See oli siis Michali sõnum. Ja Michal küll keerutas natukene, et me ikka peame ära ootama, mis tingimused seal tulevad ja kas seal tuleb rahu ja kui tuleb rahu, siis mis tingimustel see rahu on ja mida kokku lepitakse siis ikka nende vägede osas aga kui väed viiakse, siis me oleme kindlasti minejad. Ja siis tuleb meil siin kaitsejõudude juhataja Merilo, kes ütleb, me oleme keerulistest aegadest jõudnud ohtlikesse aegadesse. Mille poolest nüüd me oleme jõudnud ohtlikesse aegadesse? Tehke mulle selgeks, kuidas meil on muutunud paari nädalaga keerulised ajad ohtlikeks aegadeks? Esiteks ma ütlen, minu meelest Eestis on alati ohtlik aeg olnud, sest meil on Venemaa naabriks. Ja see ei ole muutunud aegade jooksul, sisepoliitilised ja julgeolekupoliitilised dünaamikad muutuvad, aga nüüd tuletame meelde kõigile neile, kes praegu räägivad, kuidas kohe tuleb sõda. Veel mõned kuud tagasi rääkisid nad, kuidas meil piiri taga pole midagi, kuidas kõik venelased on otsa saanud, veel mõned nädalad tagasi rääkis meile Margus Tsahkna, kuidas venelased meid ei ohusta, sest et kõik venelased on Ukrainas ära tapetud. Kuidas me oleme kuulnud viimased 3 aastat, et Ukraina sõda on meile selles mõttes hea, et kogu Vene sõjavägi saab seal otsa. Ja selle tõttu me peame Ukrainat aitama, et siis saab kogu Vene sõjavägi seal otsa ja siis meile enam ohtu ei ole. Ja selle tõttu anname sinna ära oma kahurid, anname sinna ära oma laskemoona, anname ära õhutõrje, tankitõrje, pioneerivarustuse, anname selle kõik sinna ära ja siis meid enam miski ei ohusta. Ehk teisisõnu, relvitustame ennast täielikult
täielikult, sest me oleme nii kindlad, et Ukraina võidab Venemaad selles sõjas ja siis meile enam ohtu ei ole. Aga seda varianti, et äkki Ukraina ei võida Venemaad ja siis meil on oht, seda me nagu arvestusse sisse ei võta ja mingeid riske ette ei näe. Aga need riskid on realiseerunud. Need riskid on realiseerunud ja nüüd kõik need inimesed, kes need riskid meile tegid, need inimesed nüüd räägivad, kus asi on ohtlik, oigu ohtlik. Tähendab, need inimesed ei ole vastutusvõimelised, ei ole ettenägemisvõimelised, ei ole adekvaatsed. Need inimesed kõik minema peksta juhtivatelt kohtadelt, kiiremas korras, kõik viimseni. Aga mis puudutab sellest, et vägede viimisest Ukrainasse, absoluutselt kategooriliselt mina välistan selle. Absoluutselt kategooriliselt. Mitte mingil juhul, mitte mingil viisil, mitte mingitel tingimustel Eesti ei tohi viia ainsatki oma sõdurit Ukrainasse nii-öelda rahuvalvajaks, sest et Eesti on rinderiik. Eestil on piir Venemaaga, Eestis kõik sõdurid peavad olema Eestis, me peame olema valmis iseennast kaitsma. Suured, tugevad, sõjaliselt võimsad riigid võivad seda arutada, aga seegi arutelu on minu meelest selges, praeguses seisus me näeme, et see on pseudoarutelu. Missugused need suured, tugevad, sõjaliselt võimsad riigid on? Prantsusmaa ei ole suur, tugev, sõjaliselt võimus riik. Inimesed peavad endale aru saama, et lülitame nüüd selle ajaloolise inertsi välja. Paneme nüüd stopp, lükkame nüüd kuskile, nagu kui võrrelda raudteega, lükkame kuskile varuteele selle ajaloolise inertsi rongi, mis ütleb, et Prantsusmaa on suur riik. Prantsusmaa ei ole suur riik. Ta ei ole majanduslikult isegi enam suur riik, rääkimata sellest, et ta sõjaliselt oleks suur riik. Inglismaa ei ole suur riik. Inglismaal on sõjaväes mingi 20 000 meest. Mis te nüüd nalja teete, kas siis kõik viimseni saadetakse Ukrainasse rahu valvama või? Kusjuures venelased on öelnud, NATO riikide üksused Ukraina territooriumil on neile legitiimne sihtmärk ja tähendavad Vene-NATO sõda. Aga seda ütlebki meile Merilo, see ongi see ohtlik, sellepärast, et meile jäetakse sinna kõrvale panemata see lihtne lause. Venelased ütlevad selge sõnaga, kui eurooplased viivad oma väed Ukrainasse, siis nad on sõja osapool nende vastaspoolel. See on see ohtlik. See, kui sinna minnakse nii-öelda rahu valvama, ilma et see oleks konkreetselt venelastega kokku lepitud, siis see on sõtta minek Venemaaga Ukrainas ja Ukraina pärast. See ongi see ohtlik. Ja meie oleme siis 1/3 maailma riigist, 1/3 maailma riigist, mitte riiki, Euroopa Liit või NATO, maailmas, kes siis tahab minna sinna sõtta Venemaaga Ukraina pärast. Minu meelest on see riigi reetmise paragrahvi alla läheb. Ma ütleks selle kohta veel ka nii. NATO on kaitseorganisatsioon. Oma põhikirja kohaselt NATO on kaitseorganisatsioon. NATO vägede viimine praegu sõdivasse riiki, isegi kui seal on mingisugune rahu või vaherahu või mis iganes vormel sellel on. Põhimõtteliselt on see riik, kus sõda võib puhkeda iga hetk ja NATO ei pea sinna minema. Venelased on muide teinud ettepaneku, et aga las tulevad siis mingid ÜRO väed. Me kiidame heaks, me ütleme, et näiteks mingisugused Senegali väed võivad tulla, mingisugused Argentiina väed võivad tulla, mingisugused, ma ei tea, Tai väed võivad tulla. Paneme sellise rahvusvahelise komploti kokku ja teeme siis tõesti nende riikide üksustega, nii nagu see maailma praktikas on, ÜRO sinikiivrid teevad mingisuguse sellise sanitaarkordoni kahe võitleva poole vahele. Ja, kõik teame, et sinikiivrid on sisuliselt sümboolse väärtusega rahuvalvajad. Tegelikult nad rahuvalvata ei suuda. Me näeme seda, sinikiivrid on meil praegu ka Liibanonis. Kas Iisrael jätab oma löögid andmata, kas Hezbollah jätab oma operatsioonid tegemata, no ei jäta ju. Sinikiivritel on seal täiesti, isegi pole enam sümboolset väärtust. Et see on nüüd venelaste väga selgelt, ma isegi ütleks, irvitav kontraettepanek. Aga sellise ettepaneku nad on teinud. Aga NATO riikide vägede viimine Ukrainasse tähendab sisulist sõjakuulutust Venemaale, sest see ju ongi sõja põhjus. NATO ei saa tulla Ukrainasse ja Ukraina ei saa muutuda NATO liikmesriigiks. Seda Venemaa ei talu, seda ta alla ei neela.
ja ta on tõestanud, et see punane joon on tema jaoks selline, mida ta ei talu. Nüüd, ja teine küsimus mul sellega seoses on, aga mis asi on julgeolek? Kristen Michal, sa räägid, et suu vahutab julgeolekust. Kas julgeolek tähendab sõda? Mina ütlen, et ei. Julgeolek tähendab diplomaatilisi pingutusi, oma sõjalisi ettevalmistusi, oma tarkust, et sõjast hoiduda. Vaat see on julgeolek. Aga see, mida teie räägite siin julgeoleku nime all, et me läheme Venemaaga sõdima ja siin Herem oli ju nii suureline enne, kui ta ametist lahkus, kuidas ta teatas, kuidas me Venemaa territooriumil lööme Venemaa puruks. Venemaa lüüakse puruks Petseris ja Ivangorodis, kas see tsitaat nüüd päris täpselt oli, aga midagi taolist. No see on siis julgeolek, eks ole. See on nüüd Kaitseliit NATO, kaitseotstarbeline organisatsioon NATO, mis Venemaa lööb puruks Ivangorodis ja Petseris. No teil on ikka absoluutselt kõik see peas segi nagu puder ja kapsas. Ei, seeni on söönud inimesed, ma mõtlen seda peaaegu et tõsiselt, et need inimesed on mingisuguses sellises intellektuaalses ja informatiivses kõlakojas või mingisuguses afektiseisundis räägivad seda asja kõike, sest et see ei ole ratsionaalne jutt, see on Eesti hävitamise jutt ja mitte ainult Eesti, Euroopa hävitamise jutt. Kui juba sellised riigid nagu Poola, kes on tõesti sõjaliselt ilmselgelt võimsam kui näiteks Prantsusmaa. Aga mille kindralid ütlevad, et meil on tegelikult umbes 2 nädalat võime vastu panna. Jaa, ma just tahtsin, et Poola ja Soome, kes on ka, ja Rootsi, eks ole, ütlevad, et meie mingil juhul sinna Ukrainasse vägesid ei vii, eks ole. Rääkimata siis Itaaliatest ja siin Ida-Euroopa riik, siis britid ja prantslased, kes ei ole veel välja lülitanud oma inertsi sellest teisest maailmasõjast. Prantslased olid juba teises maailmasõjas sõjaliselt olematu jõud. Nende sõjaline võimsus murti tegelikult esimeses maailmasõjas, kus nad tõepoolest vapralt võitlesid ja suuri kahjusid kannatasid, aga pärast seda ega nemad enam sõjalist võimsust ei ole kuidagi taastanud. Ja siis me loeme uudiseid selle kohta, kuidas Poola enda sõjaline hinnang on, et mõnedes väeliikides ja mõnedes relvaliikides jätkub neid laskemoona mõneks päevaks, aga keskmiselt 2 nädalaks. Kuidas Briti sõjaline hinnang on selline, et neil on võitlusvõimet 2 nädalaks. Võitlusvõimet 2 nädalaks. Ja Prantsusmaalt ma ei ole neid andmeid näinud, aga Prantsusmaal oli lihtsalt kokkuvõte oli selline, et neil puudub võimekus rohkem kui 35 000 sõdurit üldse kokku ajada. Ka kõige drastilistemate meetmetega. Millest me räägime, Ma ütlen Prantsuse sõjalise võimekuse kohta, et kui Malist mingisuguste neegrite ja araablaste või ma ei tea, kes nad seal peduiinid, mingite nende sporaadiliste kampade eest tuli jalga lasta. Meie vaprad sõdurid, kes ka seal eksportisid julgeolekut, pidid ka tulema, aga missugusi vaidlusi me pidasime Riigikogus. Kui me vaidlusime vastu, ei ole vaja meil Malisse minna. No nüüd sa hakkas jälle putinistliku jutupunkti räägima. Malis ei ole meil midagi teha. See ressurss tuleb kulutada meie oma koduse kaitsevõime tõstmise peale. Meie missioonisõdurid on saanud väljaõpet ja kogemust juba Afganistanis, Iraagis, Liibanonis, ma ei tea veel kus kohas. Ei ole vaja. On vaja keskenduda praeguses olukorras meie esmase kaitsevõime tõstmisele. Ei, me täidame liitlaskohust. Täitsime liitlaskohust, kõrvad luntis, tulime Malist ära. Ei aga me pidime vastu saama selle, et kui on vaja, siis nemad tulevad meile appi ja nüüd, kus me oleme, britid on ära viinud Eestist peaaegu pool, üle 3% oma siinsest kontingendist. Ega me täpselt ei tea, kuhu nad neid viinud on, aga igatahes briti kontingent, William käis siin kõigil kätt surumas ja naeratamas, aga selle taustaks on see, et samal ajal viiakse briti vägesid Eestist ära, ehk siis liigume vastupidises suunas sellele, mida lubati jälle. Lubati, et kui me seal Malis sõdime ja kui me seal Afganistanis ja Iraagis sõdime, siis meie kaitstus muudkui suureneb, aga tegelikult viiakse ära. Kusjuures lubati, valitsuste tasandil lubati siin kontingenti suurendada. Tõsi küll, see oli vist mitte Starmeri valitsus, vaid see oli eelmine valitsus, aga liigutakse teises suunas, nii et ei liiguta õiges suunas. Ja selles kontekstis arutada isegi. Üldse võtta arutelu alla see, et viime Eestist mingi hulga oma vägesid Ukrainasse, mis punkt 1 nõrgendab meid koha peal, toob meile suuri kulusid, aga punkt 2, mis on palju olulisem, viib meid otsesesse konflikti Venemaa relvajõududega.
No ma ütlen veel kord, Eestit hävitav rahvavaenulik riigi reetmise tasemel olev mõtlemine ja käitumine. Et kõigepealt ujutame Eesti venelaste, keskaasialaste, moslemite ja ma ei tea veel kelledega üle. Eestlased, käputäis eestlasi, peab siis kaitsma neid samu venelasi, ukrainlasi, ma ei tea, moslemeid, türklasi Venemaa vastu. Ja siis need vähesed kaitsedki, mingi osa nendest, nende relvadest, nende laskemoonast, viime ära Ukrainasse. Selleks, et venelased seal saaksid meiega ettekäände sõja alustamiseks. Nagu, kelle jaoks te töötate, ma küsin? Kelle jaoks? No igal juhul mitte Eesti inimeste jaoks, igal juhul mitte Eesti riigi jaoks. Kui te töötate Kremli jaoks, siis on asi väga selge. Kui te töötate Lääne sõjapartei jaoks, kellel on selge plaan lõputut sõda pidada Venemaaga, siis on ka asi selge. Aga igal juhul mitte Eesti jaoks. Ma lugesin ühte analüütikut, Ameerika analüütikut, kes ütles, et kõik imestavad, et kuidas Venemaa ikka Ukrainast jagu ei ole saanud 3 aastaga. Et ma ütlen teile, mis on põhjus. Venemaa ei ole soovinud nii võimsalt seda sõda pidada, et see oleks kogu maailma paanikasse ajanud ja tõepoolest põhjustanud selle, et NATO oleks sekkunud sellesse sõtta. Ja, aga ta on ju oma eesmärgi saavutanud. 3 aastat on räägitud, kuidas nüüd on äratuskellad helisenud ja nüüd on äratuskellad helisenud. Nüüd on viimane aeg ja 3 aasta jooksul ei ole mitte midagi tehtud. Mitte midagi. Relvalaud on tühjad, laskemoonalaud on tühjad ja ainult jutt on läinud järjest kõvemaks. Nii et noh, ja seda juttu me kuulsime nüüd siis viimasel koosolekul ka. Aga saateaeg sai läbi, täname kõiki kuulamast, kuulake meid ikka jälle järgmisel nädalal ja ilusat kevade jätku. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.